Diana Klass-Mölderi intrigeeriva pealkirjaga eluloo raamat Nüüd julgen rääkida on tekitanud omajagu intriige juba enne ilmumist. Oma elust ja karjäärist kirjutatud raamatus ei saa naine üle ega ümber ka oma suurest armastusest ja lavapartnerist Jüri Aarmast, kuid viimase lapsed on seisukohal, et nende kahe ühine minevik ei kannata trükimusta. Jürist on ainult 2 peatükki seal ja kui ma see oleks välja jätnud, see oli ma olin 20 aastat vana, kui ma sain Jüriga tuttavaks, praegu ma olen 58, sellest 20 aastat oli aktiivsed tööperioode, kus me mängisime etendustes, filmides, kontsertlavadel, et me olime nii-öelda lavapaar nagunii ja et me olime väga lähedased, et ma ei ole kunagi pidanud ennast isegi mitte tema armukeseks, vaid millegiks ikkagi pigem partneriks selliseks, kellega me oleme alati koos saanud kõige rääkida ja jagada. Naise sõnul oleks nende peatükkide kustutamine tähendanud ka oma elust väga suure tüki väljarebimist. Klassi ja Aarma vahelised armusuhted on meediast läbi käinud ka varem, kuid nüüd on esmakordselt lähedaste poolt mängu toodud ka juristid. Ma arvan, et nad võib-olla kardavad, et ma kirjutan nendest seal midagi või Jüri kodusest elust või kuidas nende elu, et kuna nad teadsid, et me oleme väga lähedased ja neil ei ole kunagi olnud see üllatus, et ma olen olemas, nad on alati teadnud. Et võib-olla kardavad, et kuna me olime Jüriga lähedased, et ma räägin midagi, mingid Jüri saladused või seda ei ole. Mitmed avaliku elu tegelased on Jüri Aarma lastekaitseks sõna võtnud, öeldes, et surnud inimese mustapesu pesemine isikliku teenimise eesmärgil ei ole sünnis. Loomulikult pakkusime ka Jüri pojale Kiur Aarmale võimalust oma vaatenurka avada, kuid ta keeldus viisakalt intervjuust, sõnades, et praeguses faasis ei ole tal võimalik avalikult kommentaare jagada. Mind kurvastab ka see, et nagu Kiur Aarma on sellega üldse seotud, sellepärast, et mul on nii meeles, kui Jüri elas ja me kunagi rääkisime temaga ja ma ütlesin, et mõtle, et sa oled ju abielus, et kui sa oled näiteks vana ja suga midagi juhtub, sa jääd voodi haigeks ja jääd koju ja ma ei näegi sind enam, et ma ju ei saagi siis sind näha, siis Jüri ikka ütles, et ei ole midagi, et siis ma räägin Kiuriga, tema ikka mind mõistab ja saab aru ja Kiur toob sind minu juurde siis, et tema nagu ei oleks kindlasti tahtnud, et Kiur nüüd hakkab minu vastu. Kohati tekib tunne, et inimesed ongi nagu hirmu all, et keegi ei julge midagi rääkida, kõik panevad pea liiva alla. Tegelikult teavad kõik näitlejad, kõik sõbrad, sõbrannad ja on Jüri ka ise öelnud mitmele inimesele, et Diana ja Jüri armastus on 100. armastus. Et kurb on, selles mõttes kurb on kõrvalt vaadata, et Diana oli niigi maas ja niigi ma püüdsin ta püsti saada ja uuesti elule saada ja nüüd ta on tegelikult ta jälle maas, et ta ikkagi on kurb. Selliseid juhtumeid, kus lähedased ei soovi näha raamatu või filmi ilmumist, on Eesti kohtupraktikas väga palju. Õigemini kaasneb pea iga eluloo raamatuga mõni inimene, kes ei soovi end raamatu kaante vahel näha. Juristide hinnangul on aga lähedastel sellises olukorras vähe võimalusi. Tegelikult sellel lähedasel ei olegi selle koha peal mingisugust õigust, et see õigus on sellel isikul endal, kelle kohta see avaldatu käib. Praegusel juhul seda isikut meie seas enam ei ole. Kui seal oleks näiteks mõni hinnang selle kohta, millised nemad ise on lapsena olnud või mingisugune konkreetselt mingi väide, mida saab jah-ei skaalal kontrollida, mis on vale, näiteks nende kohta, siis selle asjaga saaks küll. Liisa-Maria Puur lisab, et kuigi selliseid vaidlusi jõuab juristideni kasvõi ajaleheartiklitest tõukuvalt pea iga nädalaselt, tekib tõesti kaebeõigus lähedastel ainult juhul, kui nende hea nimi on mängus. Kõigil on õigus end laimu vastu kaitsta, kuid autorile jääb ka põhiseadusest tulenev õigus sõnavabadusele. Mida saab teha, et mõelda lihtsalt läbi see sisu, et kas seal on midagi, mis kuidagi halvustab seda inimest ja kui seal seda ei ole, siis tegelikult suurt midagi karta ei tohikski olla. Jüri Aarma lapsed palusid võimalust raamatut enne selle ilmumist lugeda. Klass-Mölder aga ei soovi neile anda võimalust ühegi lõigu üle arvamust avaldada. Ma niigi peale nende selliseid ähvardusi vaatasime üle terve selle raamatu veel üks kord igaks juhuks, et kas on äkki midagi, mida peaks ära võtma, et ta on nagu üle töödeldud tõesti. Ma arvan, et neile nagu mitte midagi ei meeldi. Neile ei meeldi, et ma olen olemas, ma saan sellest aru. Veel kord ma kordan, et see ei ole mingi Jüri Aarma laimukampaania, et ma nüüd tahan kätte maksta umbes, et ahaa, sa oled abielus mees, ma nüüd maksan sulle kätte, et ma räägin nüüd, missugune sa päriselt olid. Vastupidi, ma räägin, kui tore ta oli. Diana poolt vaadatuna on nad kõik väga hoitud. Diana räägib neist alati hea sõnaga, ta ei laima neid ja
ja mina soovitan küll, et elame rahus.